Tervist, kallid tennissõbrad! On esmaspäev, 20. september ja nagu eelmises saates sai lubatud, räägime järgmises saates Davis Cupist. Eesti mehed saabusid Šveitsist ja kõik, kes Šveitsist Tallinna tagasi tulid, on meil ka stuudios, ehk siis kapten Eke Tiidemann ja Vladimir Ivanov. Tere teile! Tere! Tere! Ja pealtvaataja rollis oli siis Šveitsis Bielis toimunud kohtumisel Eesti Tenniseliidu peasekretär Allar Hint on meil ka stuudios. Tere! No alati, kui tuba on rahvast täis, on see märk sellest, et Eesti tennises miskit toimub ja toimus siis nädalavahetusel lausa kõige kõrgemal tasemel. Kõigepealt Eke, sa võtsid Šveitsi kaasa Vova, Danil Klinka, Mattias Siimari ja Siim Troosti. Põhjenda natuke, miks see valik just... Ja Mark Lajali ka. Ja Mark Lajali ka. Et miks see valik just selliseks kujunes? No, iga kord, kui lähed, siis proovi võtta ikka saada kõige paremad mängijad kaasa. Ja tänasel päeval see koosseis meil selline on. Et ega meil paremaid mängijaid kuskilt võtta ei ole. Kas kaalusid ka mõnda teist meest, kes jäi napilt joone alla mingil põhjusel? Ei kaalunud. Kristjan Tamm ja Kennet Raismaa ei olnud valikuses? No oleks kindlasti olnud, aga Tammel on jalavigastus ja Kennet Raismaal on ikka paus praegu, nii et ta ei olnud mänguvormis. Allar, milline see atmosfäär seal Šveitsis oli? Šveits suurte traditsioonidega tenniseriik. Kas publikule läheb Davis Cup korda, kui nende võib-olla kõige paremad tipud ei mängi? Ütleme nii, et loomulikult eks kõik eelistaksid, et Wawrinka ja Federer mängivad kaasa ja kindlasti nende kaasa mängimisel oleks võib-olla ka meie kohtumine olnud kuskil ehk võib-olla suurema staadioni peal kindlasti, et täna mängisime ju nende nii-öelda tennisakadeemias või nende tennisekodus ja ligemale vist 1000 oli see tribüüni suurus seal, kus küll nii palju kohal ei olnud, aga oma fännklubi kohal, kes pidavad seal igal üritusel kohal olema ja sõitma ka kaasa, et ja lisaks ka meile kohalikud eestlased, et meile kaasa elamas, et ma arvan, et see oli selline tore atmosfäär. Palju eestlasi kokku võis olla? No, ma arvan kuskil võib-olla laupäevasel päeval selline paarkümmend eestlast. Kas härrat isiklikult ei paistnud tribüünil istumas? Ta oli küll väga hästi maskeerunud siis, kui ta oli seal. Aga lähme siis mängude juurde. Vovas astusid esimesena võistlustulle matšis Dominik Strikkeri vastu maailma 887 reket, tänasel päeval 19-aastane. No kui statistikal otsa vaadata, mänge siin maal väga palju näha ei olnud, siis esimese asjana hakkavad silma vastase 14 ässa ja 100% teine serv. Et kuidas sa ise seda mängu kommenteeriksid? Numbrid ka, et 6-3, 6-4. Ei, minu arust tulemus oli täpselt vastavalt sellele statistikale, et ma tundsin ise, et nagu tagajoonelt ei olnud nagu väga ohtlik ja ikkagi põhiasi, mis nagu mängis selles mängus, oli ikkagi tema serv, ta ikkagi hoidis seda väga stabiilselt ja 14 ässa see ikkagi päris kõrge number, et sellist servi on päris raske breikida, kuigi ma olin lähedal seal breiki lähedal, aga breikpallini ma kahjuks ei jõudnud. Ja andsin 2 oma servi ja selline meeste mäng kiirel kätel on. Kui kaotad ühe oma servi, siis tõenäoliselt, kui breik tagasi ei saa, siis on set läbi ja mõlemad setid lõppesidki niimoodi. No nendel otsustavatel punktidel, mis elemendid võib-olla maksusele said? No ikka natuke keeruline oli, sellist mängurütmi oli saada, kuna punktid olid üsna lühikesed. Tema servist ta sai päris palju otsa servist punkte ja võib-olla oma servid läksid ka, sellepärast, et rütmi ei olnud ja siis, kui punkt natuke pikemaks läks, siis mõnes hetkes võib-olla tegin paar lihtviga. Aga üldiselt ma olen nagu oma mänguga olen rahul ja võib-olla 2 ebaõnnestunud game'i võib-olla oleks teistmoodi läinud. No laupäevasesse päeva mahtus teine üksikmäng ka. Mattias Siimar astus vastu Šveitsi
Davis Cupi hetke esinumbrile maailma 116. reket Henri Laaksonen ja esimeses setis oli ju mängu küll 4-6 esimene sett, aga teine sett 0-6. Eke, kuidas sa seda mängu kommenteerid? Ütleme, et Mattiasel natukene seal vedas veidikene algusega, et see Laakson alustas kuidagi väga ettevaatlikult ja Mattiasel õnnestus see esimene servi game seal kohe ära murda. Eks ta proovis seal oma maksimumi kogu aeg välja panna ja kuidagi hammastega seal igas punktis kinni olla. Ja esimeses setis see niivõrd õnnestus, aga ütleme, teises setis pani Laaksonil pani ikka kõvasti juurde. Tal oli seal varu veel. Ja siis läks nagu väga raskeks, siis läks väga kiireks see mäng ja seal Mattias ei saanud hakkama enam. Tulemus peegeldab siis jõudude vahekorda. Ja. Suurepäraselt, eks? Just. Seda sa ütlesid ju tegelikult tennisnetile kommentaariks kogu matši kohta, et tulemus peegeldab seda jõudude vahekorda, et kogu Šveitsi teine echelon, nimetame seda selleks, et Wawrinka ja Federeri järel on hetkel meie parimast niivõrd üle, jah? Jah, et neil on ju 2, isegi 3 nüüd, eks ole, väga head juuniori, kes nüüd 2 tükki juba mängivad meesteklassis esimest aastat. Erame Kim on veel juunior, aga on ka mehi mänginud, et nad on väga kõrgel tasemel juuniorid ja täna nende tase on siis meie omadest kõrgem. Et mängu küll, igas mängus oli mängu ja oli niisugused, oli tasavägisust, aga sellised otsustavad kohad ikkagi olid šveitslased kindlamad. Pühapäeva hommik algas paarismänguga, kus Hüstler ja Stricker astusid vastu Ivanov Siimarile. Esimene sett 4-6, teine 6-7. Voova, võib-olla sina ise, et mis selles mängus otsustavaks sai? Numbriliselt väga tasavägine. Tegelikult mäng oligi väga tasavägine, et me alustasime kohe sellega, et kaotasime oma servi. Ja peale seda põhimõtteliselt igaüks hoidis oma servi ja lõpuks nii nagu ma ütlesin varem, et meeste mängus, kui kaotad oma servi, siis tõenäoliselt set on läbi. Nii oligi ka paarismängus esimeses setis, teises juba oma servi andnud, läks tiebreakini ja seal võib-olla paar ebaõnnestunud punkti ja mäng oli läbi kahjuks. Kuidas sa oma koostööd Siimariga paarismängu väljakul hindad? Mulle väga meeldib Mattiasega mängida. Mulle meeldib ta stiil, kuidas ta mängib seda paarismängu. Ma arvan, et ta praegu tiimist kõige rohkem mängib seda õiget paarismängu. Et ta käib võrgus, käib seal vahel, ta on hästi aktiivne võrgus. Mulle meeldib sellised paarilised. Ja ütlen ausalt, et mina ei ole väga palju Davis Cupi paarismänge mänginud. Minu arust see on võib-olla teine või kolmas kord, kus ma mängisin nagu sellist paarismängut, mis otsustas. Ja ma ei saa öelda, et ma olin närvis, aga mulle väga meeldib Mattiasega mängida ja enne Davis Cupi minekut, siis kui ma Ekega mõtlesime kõik variandid läbi, kes võiksid nagu paari mängida, siis mina ütlesin kohe, et ma arvan, et üks hea variant on mina Mattiasega, et me oleme viimasel ajal hästi palju mänginud, me mängisime Eestikaid ja Davis Cupil mängisime hästi Gruusias ja võitsime ühe turniiri Soomes, kohaliku turniiri ja tundus, et meil see mäng klapib väga hästi. Eke, kaalusid sa ka mõnda teist paari väljakule saata? Õigupoolest oligi nagu kahe vahel valida, et kas Mattias Voovaga või siis oli siuke teine selline, ütleme siis varuvariant, kui võib-olla Vooval oleks midagi juhtunud, see oleks tõenäoliselt Siim Troost olnud see järgmine valik. Aga lõpuks kõik mehed said ikkagi mängida. Kõigepealt ma küsin, Allar, vahepealt ütle ka sina sõna sekka, kas selle paarismängu jooksul jõudis pähe tekkida mõte, et kulge, et siit võib veel isegi midagi ümber pöörata? Ma kõigepealt pean siin parandama, et mängud olid reede-laupäev. Reede-laupäev, selles vanas asjas kinni, et laupäev, pühapäev. Aga
no natuke me enne eelmine päev Ekega või nii palju, kui ma Ekele ütlesin, et ma arvan, et määravaks saab just selline mõned üksikud punktid ja servi hoidmine, et kui ise suudame oma servi nii-öelda koju tuua, siis võib kõike selles mängus juhtuda. Ja ma arvan, et tegelikult nii ta ju ka oli, et esimene õnnetu game esimeses setis paaris mängus, eks ole, kus Mattiase serv läks kohe ära või breigiti. Ja siis teine set, eks ole, tie breigini, et kus ka on täpselt nii, nagu Vovo ütles, et mõned ebaõnnestunud punktid ja sinna see tegelikult läks, et noh, need olidki need faktori kohad ja selles mõttes ma olen jah, et võib ju öelda küll selline võib-olla 6-4 suht kindel sett võib-olla või ja 7-6 on ikka selline mängitav, aga tegelikult mõned punktid määrasid, oleks võinud teistpidi minna ja oleks see seis olnud teistsugune, et oleks-poleks, aga noh, loomulikult mängud olid tegelikult võrdsed, et kui siin esimesest päevast ka rääkida, nii Vova Strikkeri vastu väga võrdne mäng, täpselt 2 breiki või üks breik mõlemas setis ja see Mattiase esimene sett ka oli väga, väga nauditav tennis ja samamoodi ka tegelikult teise päeva teised üksikmängud, et ega selle koha pealt pole nagu midagi ette heita, aga jah, eks see päeva lõpuks see 5-0 ka nagu näitab tegeliku seisu ära. Selgitage natuke seda reeglit, et kui 3-0 matšivõit on selge, siis mis seal tuleb otsustama hakata, kas üks mäng tuleb veel kindlasti pidada või otsustada, et kas tuleb 1 või 2 või? 3-0 pealt mängitakse kindlasti üks mäng veel, et see on nii-öelda kohustus ja siis 5. mäng on nii-öelda tiimide kokkuleppel, et kas mängitakse või mitte. Kuidas see arutelu välja nägi? Mis argumendid olid ühel või teisel, et edasi mängida? No meil oli kindel plaan ikkagi mängida olenemata seisust seda 5. ka, sest noh, meil on seal tiimis mängijaid, kes pole mängida saanudki üldse Davis Cupi. Ja eks see on, et peale mängu küsisin siis vastaste kapteni käest, et kas nad on ka huvitatud ühest mängust veel ja siis ta võttis väikse aja ja ütles, et on küll. Klinka ja Lajal olid meil need debutandid, ei, Klinka on ju varem käinud. Ja Lajal ja Troost. Aga Klinka matš Laaksoneniga, numbriliselt eriti esimest seti vaadata 7-6 Laaksonenile ja teine 6-4, et kas oli väike üllatus? No peab ütlema, et oli küll, jah. Et Klinka servis, serv on tal kogu aeg hea olnud, aga ta üllatavalt hea protsendiga sai oma esimest servi sisse. 56. Jah, et aga ta sai ka sealt päris palju punkte, niimoodi ta suutis kuni 6-6 oma servi hoida, et seal oli küll game, mis tulid väga raskelt, aga ka peale servi ta ikkagi suutis stabiilselt mängida, et võib-olla ei teinud nii kiireid lahendusi, võib-olla mida ma olen varem näinud, et proovis seal ka igal võimalusel seal punktis püsida. 8 murdepalli oli vastasel, millest ta 1 vaid kätte sai. See näitab Klinka päris head närvi. Jah, et ta väga hästi servis just ka nendel breakpallidel. Kuidas see murre sündis? Saatuslik murre? Kes seda mäletab enam? Seda mäletab enam. See oli teises setis tegelikult, teises setis, äkki oli 5-4 oli. 5-4 Klinka servis. Viimane game siis. Seal see juhtus. Tavaliselt need breigid üldjuhul kipuvad olema seal 8. 9. game'is. Klinka koos Lajaliga sõitis siis Šveitsist edasi Prantsusmaale. Kus ta hetkel harjutab? Kuidas ta vahepeal ajaga on üldse arenenud? Klinkat pead silmas? No tal on teine kodu on Prantsusmaal ja ma täpselt seda kohta ei tea, aga sa oskad äkki Allar öelda, kus see ei, ega ma nüüd rohkemat ka kui kuskil ka seal Nitsa lähedal ja selles piirkonnas, et mingis akadeemias või siis omal käel rohkem? Pigem nagu omal käel ja kasutab seal kohalikke klubisid ja klubimängijaid ja tal on oma treenerite tiim, kellega ta toimetab ja ka prantslased? Ei ole prantslased. On kas Valgevenest ja Valgevene ja Usbek järsku või? Jah.
ja tal kodus seal Prantsusmaal ka väljak, et selline tore mees nagu Karl Kiul Saar on teda seal väga tihti nagu käinud sparrimas. et eesmärgid on mehel endiselt suured. Jah, et ta suhtub väga professionaalselt asjadesse. No ja viimane mäng ka siis, Siim Troost sai väljakule Jerome Kimmi vastu, kes on maailmas siis seal teises 1000 ka noormängija, et kirjeldage seda matši natukene, seal oli 3-6, 1-6 meie mehe vaatepunktist. No see oli selline natuke traditsiooniline esimene Davis Cupi mäng Siimu poolt. Ja et muidugi ega see Kim nüüd ka väga palju ei ole mänginud, see võis ka talle esimene mäng olla. Et see, eks ta selline natukene rabe oli. Et alguses ta sai oma serviga hakkama, kas ma mõtlen, kuidas see algus oli, ta breikis 2 korda vastase servi. See oli 3-1 sees, jah? Ja oli 3-1 sees. Ja siis see Kim ikkagi kogus ennast ja võib-olla Siim siis natuke hakkas ära vajuma. See lõpus see servi protsent oli tal mingisugune 39-40 midagi sellist, et kuna selline veel juttu ka, et servi osakaal, kuna see oli väga kiire väljak ka, oli päris suur, et kui sa oma serviga hakkama ei saa, siis vastast on väga raske breikida. 36, jah. No Mark Lahel küll väljakul ei saanud, aga mis ta nagu ise arvas sellest, et sai ta mingi kogemuse võrra rikkamaks, jäi ta rahule selle nädalaga? Jaa, ma usun küll, et ma talle tegelikult ennem sõitu selgitasin, et mis variandid tal on. Et kui palju ta seal saab treenida ja kui suur tõenäosus on, et ta seal väljakule saab. Et ta oli nagu teadlik sellest ja ta oli tundnud nagu üllatusena see. Aga ta ütles, et ta tahab väga tulla ja ta ütles, et talle nagu väga meeldis ja sai nagu nüüd nii-öelda selle tunde kätte, et näha nagu, mis seal, kuidas asjad seal käivad ja eks tal, kui ta samamoodi jätkab, eks ta saab seal kunagi põhimeheks. Mis nüüd edasi saab, kuhu me langesime, kuhu me kukkusime, millal me saime järgmise vastase, et reeglid on üsna segased. Allar võib-olla täpsustab. No järgmine mäng peaks siis olema järgmise aasta märtsis minu teada. Ja me saame vasta siis nende grupp 3-de tõusjate käest või tõusjate vastu on mäng. See on siis play-off, väljalangemis-play-off. Väljalangemis-play-off, jah. Ja sealt grupp 3-st tõusis erinevad regioonid. Guatemala, Jamaica, Puerto Rico, Cuba, Panama. Kas juba natuke liiga palju ei lugenud neid? Kas neid nii palju tõusis? Aga Euroopast Monaco ja Iiri olid Euroopast ja tõesti ülejäänud on sellised... Lugesin juba koha play-off ette, jah. Ülejäänud on natukene kirjumad, geograafiliselt väga kirjud tenniseriigid, ütleme nii. No siit tuleb igast tsoonist, jah, vaatame, kes see Euroopast... Jah, Monaco ja Iirimaa. Eks see siis nagu selgub ka kodus või võõrsil? Ei tea, sõltub kellega mäng on ja kui me ei ole selle riigi vastu mänginud, siis on loos. Kuidas seda Eesti tulemust nüüd selle uue Davis Cupi formaadi valguses hinnata? Kas see on enam-vähem see koht, kus me ka varem pendeldasime või mis sa selle kohta ütled? Eks ta ju tegelikult on, et me oleme ajalooliselt ju olnud selline, ütleme siis, kas siis teises grupis või kukkunud 3-ndasse ja sealt jälle üles ja aasta-paar teises ja siis jälle allapoole tulnud, et ega kõige rohkem vist nii-öelda vana süsteemi järgi me oleme 2 ringi võitnud teises grupis, et seal on veel vähemalt 1 kohtumine puudu jäänud, et mängida nii-öelda järgmisel tasemel. Et eks ta natukene selline süsteem ise võib-olla näitab sellist rohkem nagu sellist pendeldamist, et üks mäng ühes grupis ja siis kohe jälle play-off ülespoole või allapoole, et noh, ma ei tea, kuidas eks ta võib-olla natuke nagu selgusetum või nagu keerulisem jälgida, et kus sa nüüd oled, et kõik vahetub nii kiiresti, aga noh, teistpidi, eks see süsteem on täna selline ja ma nagu otseselt nuriseda võib-olla ei ole siin midagi,
et igasugused faktorid mängivad seal juures ja noh, ma arvan, et on tore, kui me püsime, saame mängida nii-öelda riigi vastu, see on midagi nagu sellist mingisugune üritus või mingisugune ikkagi selline teistsugune ettevõtmine, kui sõita kuhugi koha peale ja mängida, ma ei tea, 10 riigi turniiri, et kindlasti on selline kohtumine, nagu nüüd oli just Šveitsiga, on omaette selline meeleolukas üritus ka. No natukene statistikast tahaks ka rääkida. Vova, kas sa ise tead, mitmes Davis Cupi, nimetame ühte seda kohtumist Šveitsiga 9 matšiks, mitmes sellises matšis sa oled osalenud? Kahjuks ei tea. 28. See on oluline sellepärast, et sa möödusid täpselt Roger Federerist, kes on 27 peal. No, kahjuks ta ei tulnud mängima, ta oli võimalus ka osaleda. Nüüd vanameister peab sulle järgi võtma, aga sa oled öelnud, et Eesti meistrivõistluste kontekstis, et sulle võib-olla meeldiks, kui tuleks alt selliseid mehi peale, kes su sealt kullamatšist nii-öelda välja puksiks. Kas seda võib Davis Cupile ka üle kanda, et sulle tegelikult meeldiks, kui tuleksid mehed, kes su toore jõuga sealt koondisest minema lööks? Minu arust ikka. Et nagu Eike ütles, et näiteks seal Davis Cupil meil ei olnud eriti kellegist valida, nagu kes tiimi pääseb ja ma arvan, et see oleks tore, kui meil oleks natuke suurem konkurents ja võib-olla vanemad mängijad saavad lõpuks rahulikult pensionile minna ja noored tulevad asemele. Aga Eke, mis märk see on, et aastal 87 sündinud mees endiselt koondise esinumber? No eks see märk sellest, et nagu ju maailmatenniseski on, et mängijad püsivad kauem tervena ja suudavad pikemalt mängida, oma seda karjääri pikemaks venitada. See näitab Vova head treenitust, järjepidevust, motiveeritust. Mis sa pakud, mitu matši sul veel kehas on nii-öelda? No, raske öelda, aga märtsis tahaks ikka mängida veel Davis Cupi. Kuidas su hooaeg siit punktist praegu edasi läheb? Praegu võib-olla teen natuke sellist pausi võistlusest, kuna mul on juba päris pikalt üks vigastus nagu mind häirinud, see põlvevigastus, mis juhtus mul eestikatel ja ta nagu vahest annab tunda, siis ma natuke mängin, siis ta uuesti tuleb välja ja siis ma proovin ennast täielikult välja ravida ja siis vaatame edasi. Jelenaga tuuritad ka ringi? Praegu mitte, sest mul olid siin Davis Cup ettevalmistus ja tal on viimased turniirid praegu, ta mängib 2 viimast turniiri liiva peal ja siis teeme natuke sellist ettevalmistust kõvakätel. Allar, mis Eesti tennise elus sel aastal veel ees ootab? Mis need olulisemad verstapostid oleks? Enne hooaja lõpupidu? Jah, see on kõige tähtsam verstapost, jah, aga 25. oktoobri nädal on Pahv Openid, meeste turniir Pärnus ja naiste turniir Karulaugus, ehk siis 2 järjestikust nädalat ja sinna otsa kohe Masters turniir, et ma arvan, et need on nii-öelda suures pildis nii-öelda rahvusvaheliselt kõige tähtsamad, aga eks siin koduses tennises ju meil on karikavõistlused tulemas noortele, täiskasvanutele ja kohe kuu lõpust läheb selline kohalik karussell edasi, et nii noortele kui ka täiskasvanute turniirid, ja harrastajad täpselt samamoodi tegelikult, et eks midagi nagu seisma ei jää ja loodame vähemalt, et ei jää seisma ja paneme edasi. Pahv Openil ja Alexela Mastersil Vova sind näeb? Praegu küll ma tahan Pärnuks valmis olema ja terve olla ja kui ma olen heas vormis ja midagi kuskil ei valuta, siis kindlasti mängin. Allar, Davis Cup sai läbi, millal Fed Cupil on lootust
võistlust tulla asuda? Vähemalt tundub nii, et eelmise aasta finaalturniir, mis pidi mängitama nüüd selle aasta kevadel, mängitakse nüüd selle aasta sügisel, ehk siis saame selle eelmise aastaga nagu joone alla. Ja ma loodan, et hakkab ka uus hooaeg peale, et tänasel päeval on küll kõik otsad nii-öelda lahti veel, et ei tea, mis elu toob, aga noh, teistpidi ma arvan, et eks me, kui vähegi toimub ja korraldatakse, siis me oleme vähemalt ühed, kes üritavad seda turniiri endale napsata jällegi. No selge, nii palju siis kodusest tennisest. Paar sõna sellest ka, mis täna hakkab Ostravas toimuma. Anett Kontaveit alustab järjekordset VTA turniiri, kohtub siis Sorana Kirsteaga, keda ta juba 4 korda on võitnud. Minu enda jaoks on kõige põnevam võib-olla jälgida, et kas see hea vorm, mis ta näitas seal USA Openi eelturniiril, kas see kandub üle ka nüüd Tšehhi, oled sa minuga nõus, et see on võib-olla kõige põnevam küsimus? Eks kindlasti jah, et ma olen nõus, et ta USA-s nagu lõpetas ikkagi, või kogu USA oli selline väga, väga positiivne ja väga, väga tugev selline samm tema tasemel nagu mingis mõttes nagu edasi, et ta mängis väga head tennist, et loodan väga, et see kandub ka nüüd sellesse nädalasse edasi ja ka edasisse perioodi. Aga eks ta kindlasti saab olema jällegi uus turniir, jah, 4-0 vastasega, aga noh, eks kunagi on ikkagi mingisugune mäng kuskil, kus on keerulisem, et seda ei saa kunagi nii-öelda garantiiks võtta, et 4 korda võitnud ja nüüd kindlasti 5 kord ka. Aga jah, ma arvan, kõige tähtsam on pigem näha, et ta on ise väljaku peal motiveeritud ja füüsiliselt valmis ja valmis nii-öelda võitlema, et see oleks nagu esimene nii-öelda pilk või ülesanne talle endale ka kindlasti. Ja teine võib-olla väiksem küsimus on, et kes istub tribüünil, aga kas meil on põhjust kahelda, et see ei ole Dmitri Tursunov? Mis sinu andmed räägivad? Ma natukene vist pean ütlema, et mul on samad andmed, mis sul on, et ma ei ole küll kuulnud, et ühtpidi teistpidi oleks seal mingisuguseid muutusi olnud, aga nagu ütlen, et USA turnee näitas, et neile sobib omavahel, nad klapivad, ma loodan väga, et see koostöö saab jätku, et mis siin ikka, et kedagi tuleb enda kõrvale vaadata, et üksi tuuri peal on raske. Ja Kaia Kanepi on Chicagos 25 000-lisel turniiril kogumas punkte, et pääseda otse Austraalias põhitabelisse, saan aru. Nii ta on, jah. Aga selge, sellised jutud siis täna. Vaatame, millal järgmisel kuul uuesti eetrist tuleme matšpalliga. Suur tänu, Vova ja Eke ja loomulikult Allar, et saite tänasel päeval siia tulla. Aitäh ka kuulajatele kuulamast ja järgmise korrani!